Indrek, ühe võidu kõrvale 6. viik Pärnul läks ära see linnuke, see 3 punkti linnuke. Mis siis nüüd saatuslikuks sai? Võib-olla raske kohe niimoodi öelda, et võib-olla passiivsus mingis momendis, võib-olla palliga mäng, mis on ikka veel rabe, kuigi trennis tuleb välja juba. No see on ka üks samm edasi. Jaa, asi seegi, aga jah, et tegelikult ju, kui mõelda nüüd järgi esimese poole peale eriti, meil oli ju tegelikult võimalusi selliseid, kus pall värava eest läbi läks, ütleme Viljandi värava eest. Et selliseid mänge võita võrdsete meeskondade vahel tuleb need momendid ära realiseerida. Tuleb sinna minna kas või nii, et püksid jäävad maha väljakule. Et endast tuleb kõik anda ja see värav, mis Viljandi lõi, tuli ka sellise võitluslikkuse pealt ja keegi jättis kuskil midagi tegemata meie poolt ja oli vaba löögi moment, et mis siin ikka, et me peame siis selleks, et Viljandit kinni püüda ja Kuressaaret, et me peame tabeli eesotsa meeskondadelt punkte ära võtma hakkama. No samas punkt on punkt, et see on ikkagi üks punkt on juures. Kuidas sulle tundub, et siin sai selle üleminekuperioodil ka natukene meeskonda värskendada, uued mehed on platsile võimalik saata. Kas sellega koos on ka saabumas teatavat sorti uus hingamine? No tegelikult nende uute meeste lisandumisega on meil läinud, treeninggrupp on läinud, see supp on läinud paksemaks heas mõttes ja näha on, et ka treeningutel on konkurents, et on konkurents juba koha peale, et saada väljakule ja et see on positiivne, mis puudutab 4 uut mängijat, kellest täna 3 alustasid, et selge see, et Dave ja keegi veel 90 minuti vormis ei ole. Et läheb natukene veel aega, et Juhan on nüüd mänginud teist mängu järjest, täna 90 minutit, eelmine mäng natuke vähem Tammeka vastu ja Kaspar täna ka jälle lülitus mängu nagu eelmine kordki, et mul on hea meel, et nad meiega liitunud ja ma loodan, et nendest rohkem veel välja pigistada, kui täna nägite. Olgu Indrek, aitäh, loodetavasti tulevad ka punktid. No loodame.